tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti. Tuli juhatus teha kaardilugemine teemal armastajate pühitsus. Huvitav on see, et seda pühitsuste seeriat ma alustasin esimese pühitsusega, mille nimeks sai loovuse pühitsus. Tollel hetkel teadmata, mis pühitsus sees on ootamas, olin lihtsalt algallikale avatud. Et tulgu läbi see, mis tuleb, kes tahab, siis saate varasemaid pühitsusi ka siit mu kanalilt vaadata ja mul on olnud huvitav jälgida, kuidas kõik need pühitsused on mu enda elus lahti rullunud peale seda, kui neid olen kanaldanud. Ja täna siis algallikas suunas mind võtma kohvrikesest välja sellesama pildi, mida te siin näete, mis kujutab siis Krishnat ja Radhat, keda peetakse siis armastajate selliseks ülimaks sümboliks, kuna nende omavaheline armastus on lihtsalt niivõrd võimas, niivõrd muutev olnud inimeste jaoks. Et Krishna ja Radha siis olid päris inimesed, kes elasid Indias, neist on saanud legendaarsed kujud, kui palju sellest on tõde, mis need lood räägivad ja kui palju sellest on nii-öelda nagu selline kirjanduslik liialdus või juurdepanemine olnud, eks seda saab igaüks ise tunnetada, aga minu jaoks tähistab Krishna-Radha ühendus meie enda sisemise mees- ja naisenergia omavahelist harmooniat. Ja kui me oleme endaga harmoonias, endaga rahujalal, saab see ka peegelduda meie igapäevases elus. Ja huvitav on see, et kui ma praegu seda kaardilugemist salvestan, siis me olemegi peegelduste energiatsükli keskel. Nii et kes seda siin VIP-liikmena on tulnud vaatama, siis see pühitsus võib olla just see, mis aitab sul praeguse hetke peegeldustest parimal moel aru saada ja mõista, mida elu sulle öelda tahab ja ka tulla enda sees suuremasse kooskõlla, et sinu tunne ja sõna ja tegu läheksid rohkem kokku ja et see koos loomine, koos algallikaga ülemliidus olemine saaks toimida kõige sujuvamalt ja pehmemalt, kõige armastusküllasemalt. Kes minuga varem on kokku puutunud, siis te teate, et ma olen koos enda kaksikleegiga, praegu oleme siis koos olnud 3 aastat ja elame koos Sri Lankal enamus ajast ja oleme käinud ka Eestis tegemas retriite ja üleüldse jagamas valgust ja taipamisi, mida meie enda teekonnal oleme aru saanud, sest nagu me kõik siin planeedil, siis ka mina olen õpilane selles elus, kuigi ma jagan enda teadmisi, siis ma õpin kogu aeg midagi uut ja järjest elu näitab, mida on vaja teadvustada, et neid teadmisi ka teistele edasi anda. Nii et nii isiklik kasv kui ka siis kollektiivse energia tõstmiseks õppeprotsess on kogu aeg käimas. Ja kaksikleek on tõesti, ma ütlen, kõige parem õpetaja, nii puhas peegel, nii puhas abistaja vaimse ärkamise teekonnal ja me oleme läbi teinud väga sügavaid protsesse ja mul on selle üle nii hea meel, kuigi alati ei ole need olnud üldse nii toredad, et juhuu, kui lahe, et selline koht meil üles tuli. On olnud korduvalt tahtmine ära joosta ja kõik selja taha jätta, aga siis, kui on rahunemine tulnud, siis on tulnud arusaamine, miks see koht pidi tulema ja algallika juhatusel, kuidas seda tuleb siis lahendada, seda üles kerkinud kohta, nii et see ei oleks lihtsalt allaneelamine või selline jõuga tegemine, vaid päriselt läbi tulemine nendest hingehaavadest või vanadest kohtadest, mis on jäänud tervendamata. Ja mis mulle on suureks üllatuseks olnud kaksikleegi teekonnal on see, et kui olukorrad on lahendatud, siis sellest ei jää arme ka, et ei jää nagu seda halba tunnet, et miks sa pidid mulle nii ütlema või miks sa pidid nii tegema, vaid see on see koht,
kui on täielik taipamine tulnud, siis on täielik mõistmine, täielik ülestõusu järgmine samm on astutud ja seal on hästi suur tänulikkus, et nii tore, et sa aitasid muude kohta. Et vot seda kaardi lugemist ma tunnen, et praegu siis algallikas soovibki läbi minu sulle, kallis kuulaja, vaataja tuua, et ka sina saaksid tõusta sellesse julgusesse, et see armastajate teekond on eelkõige ongi oma väes elamise teekond, et ma armastan ennast esiteks ja panen enda ja algallika ühenduse esikohale ja toon enda hinge tõelise essentsi mäletamise enda prioriteediks. Et kui ma sellest esimesest sammust loobun või kuidagi üritan üle libiseda ja kuidagi tavalist teekonda hakata looma endale nii, nagu teised teevad, siis kui sa oled algallika poolt välja valitud, et nüüd on sinu kord astuda tõeliselt päriselt armastaja rolli, siis see nõuab suurt julgust ja julguse pühitsuse te leiate ka siit minu kanalilt. Mul on siis praegu ilmunud loovuse pühitsus, julguse pühitsus ja võidu pühitsus, kui ma õigesti mäletan, 3 pühitsust on olnud enne seda siin. Ja vaadake, kui ilus tuleb meile siis armastajate kaart ka kohe siia kõrvale, et siis julgus toob voo meile tagasi, et siis nii nagu me ei saa jalgrattaga sõita, kui me ei julge edasi liikuda, et ühe koha peal on väga raske ju jalgratta peal tasakaalu hoida, kui me paneme jalad pedaalidele ja hoiame lenksust kinni, siis on ikkagi vaja edasi liikuda selleks, et me ümber ei kukuks. Ja samamoodi on armastajate teekonna üks oluline osa on progress ja arenemine. Ja selle järgi võibki aru saada, kas mingi suhe on sinu jaoks õige või mitte, et kas seal saab toimuda dünaamika, mis hakkab vähemalt teid väestama, et kui kohe ei ole väestav dünaamika, et see dünaamika saaks hakata väestama. Ja üks oluline koht naisenergia põhikandja jaoks on oskus lahti selleks, et see, millest sa lahti lased, see saab hakata manifesteeruma. Et on aegu, kus nagu koguda infot, koguda inspiratsiooni, unistada ja julgeda kõigele ausalt otsa vaadata, et jah, vot sellist kogemust tegelikult minu hing tahab, aga on ka aegu, kus meil on tarvis enda sees kõik lahti lasta. Et kas tuleb või ei tule, Jumal on alati minuga, algallikas on alati minuga ei juhtu mitte midagi halba, kui asjad ei lähe nii, nagu ma olen soovinud. Ja miks see on tarvilik, sest elu tahab meile tegelikult väga sageli palju veel võimsamat kogemust tuua, kui see, mida me oleme küsinud. Ehk siis, kui sina küsid ühte lilleõiekest, siis universum tahab sulle võib-olla tuua terve lilleaia. Et selline julgus anda enda visioonid tagasi algallika kätesse loob õiglase energiavahetuse. Et kui seda lahti laskmise momenti ei toimu, siis elu ei saa sulle õiglaselt vastata vastavalt sellele, mida sa päriselt väärid. Ja tegelikkus ja tõde seisneb selles, et me väärime kõik piiritult palju enamat kui seda, mida meie mõistused on harjunud mõtlema. Sest et see, mida me siia praegu manifesteerime, ei ole mitte individuaalne, et läheks nüüd mul enda partneriga hästi, vaid me manifesteerime täiesti uut reaalsust, täiesti uut sagedust siia planeedile. Ja ma tean, et see kaardi lugemine siin ei olegi kõikidele, et see on siin välja valitutele, et kes seda kaardi lugemist on sattunud vaatama ja kes seda siiamaani on vaadanud, ei ole te kuskile ära klikkinud, siis järelikult see kaardi lugemine ongi sulle. Sest et mida spetsiifilisem info, mida kõrgem teave, seda vähesemad inimesed sellest tegelikult aru saavad, sest et see teekond, tõelise armastuse teekond nõuab seda, et me vaatame kõigele ausalt otsa, on see valguses koht või varjus koht meie sees olnud, et me ei pelga, ei pööra pilku kõrvale. Ja selles
julges, ausas vaatluses hakkabki siis see uus energiatsükkel lahti rulluma, mis põhineb väärtushinnangutel, alla mille sa ei ole nõus leppima. Et kui sa oled veel nõus leppima vähemaga kui see, mida algallikas näeb, millega sa võiksid leppida, siis need kogemused kukuvad järjest kokku selleks, et sa hakkaksid valima seda kõrgemat sagedust, et sa hakkaksid valima seda, mis sulle päriselt meeldib ja mitte karta seda, et äkki ma küsin liiga palju või et äkki ma ei tohi tahta seda, mida ma tahan, et see on üks selline väga kaval egolõks. Ja need on tõesti sellised teemonlikud energiat, mis võivad tulla ja öelda, et sa pead ikkagi kuidagi mingisuguseid kompromisse tegema, et sul on vaja ikkagi ennast alla suruda, sellepärast et teistes suhetes tehakse ka nii. Ja kui palju me siin ümberringi näeme nagu päriselt tegelikult õnnelikke suhteid või suhteid, kus toimub siis selline tõe kaudu kasvamine, et see nõuab väga suurt enesemeisterlikkust ja julgust öelda kõigele selgelt ei ja aitäh. Kõik, mis ei ole tegelikult meiega kooskõlas, kõigele sellele me ütleme ei, ma ei liigu selle looga rohkem kaasa. Isegi kui ma olen terve elu selles mustris olnud, siis ma täielikult keeldun ja olen nõus loobuma kõigest. Väga sageli on need põhilised hirmuvahendid, mida teemonlikud energiat kasutavad, on siis majanduslik ilmajäämine, toetusest ilmajäämine, energeetiliselt sõpradest, perekonnast. Et see ilmajäämise hirm on üks selline põhiline võti, millega pimeduse energiat siis meelitavad meid tagasi sellesse lõpmatusse energiatsüklisse, kus me ajame taga seda partnerit, mitte enda tõde. Ja tihtipeale need kogemused saavad alguse lapsepõlvest ja lapsepõlve mustrid, kus me pidime näiteks kohanema oma vanemate energiatega selleks, et üleüldse ellu jääda. Näiteks nartsissistlik vanem, kes nõudis kogu tähelepanu endale või asjad pidid tema järgi olema ja sinu arvamused ja tahtmised ei olnud olulised. Või siis mis tahes muul moel on sinu energia olnud kaaperdatud. Et sellele vanale iseendale ära suremine ei tähenda seda, et me peaksime oma füüsilisest kehast lahkuma, vaid nii-öelda laskma enda egol, oma hirmu minal surra ja selleks on muidugi väga palju viise, kuidas inimesed seda protsessi teevad, on see läbi mingi hingamispraktika, läbi meditatsiooni, läbi tunnete läbitundmise või mingisuguse taipamise, et see sähvatuse koht võib tulla nii-öelda nagu tormikärgatusena, aga see võib tulla ka sellena, et elu panebki sind sellesse kohta, kus sul on vaja olla omaette, nagu liblikas kookonis, kes veel ei ole liblikaks saanud, nagu see vaksik, kes siis endale selle kookoni koob, et sellest ühel hetkel liblikana tärgata. Et selline üksindusse suunamine väga tihti loob sellise nõiaringi, kus siis see naisenergia põhikandja hakkab taga ajama meest. Aga mida rohkem ajada seda välist objekti taga ja mitte armastuse ehk Jumalaga ise enda südames kokku lõimuda enda hingega, siis seda kaugemale see meesenergia jookseb, sest see ei ole lõplik lahendus. Naisenergia põhikandjal on tarvis keskenduda kohe sellele, kuhu sa tahad välja jõuda ja kehastada seda energiat ennem, kui see on füüsilisel tasandil realiseerunud. Ja see surmakogemus on väga ebamugav. Seda on kõik kaksikleegiteelised minu teada kogenud, seda lihtsalt kogemust, kus on tunne, et mitte miski ei ole enam võimalik ja kõik asjad, mida me oleme proovinud, üritanud kontrollida, sättida, seada, ei toimi. Ja selles kohas, kus me seda tunnistame, aga me loome enda sees otsuse, et
ma ei lepi enam vähemaga kui see, mida armastus mulle tegelikult tahab. Et ma alistun täielikult Jumalale, ma alistun täielikult algallikale, ma alistun täielikult enda kõrgemale tahtele, mis on terviklikkuse kõrgema tahtega üks, siis selles kohas tuleb sulle appi tohutult suur valgusmeeskonna abi. Sind aidatakse nendest kohtadest läbi lõdvestuda, leida õige aja, õige koha, et see suur isetervenemisprotsess saaks sündida. See võib olla väga tihti just nimelt isolatsioonis, et sa tunned, et sellisel moel toimimine enam ei tööta sinu jaoks. Tahad võtta aja maha ja lihtsalt eralduda kõigest sellest, mil moel senine toimimine on mehaanikana töötanud. Ja selles lahtilaskmise kohas antakse sulle mitte ainult vajalikud tööriistad, vaid väga suured taipamised, väga suured mõistmised. Nii et kui elu on sind suunanud parasjagu või on suunamas või tunned seda kutset, et no nüüd ma enam tõesti ei jaksa, ma ei taha sellisel moel enam toimida, siis see ei tähenda seda, et sa peaksid sellest kehast lahkuma, vaid senine toimimine tuleb tunnistada enda sees, et ei ole töötanud. Ja see koht on väga valus, sest selles kohast tahab ego öelda meile, et sa oled kõigest valesti aru saanud ja äkki sa oled eksinud ja äkki see ei õnnestu, sest teistel õnnestus, aga vaata meie paaril on nii eriline kokkulepe, et võt meil ilmselt ei õnnestugi, need on kõik egolood. Ja see ongi see, kuidas teemonlikud energiat siis meie energiat kaaperdavad, ongi istutades meie pähe negatiivsed programmid. Ja nendest kohtadest ülestõus saab toimida läbi selle, et sa lihtsalt valid teha seda, mis on sinu armastuse karikat täitev. Kas teised sinu armastuse karikat täidavad või mitte, see ei ole oluline, sina jääd endale truuks ja asud oma südame ruumi ise valgusega ja armastusega täitma. Et see nõuab aja maha võtmist. See ei pruugi olla selline 5 minuti protsess. Võib-olla sul on vaja võtta päev, nädal, kuidas iganes individuaalselt kellelgi see tarvitus on, kui pingesse su närvisüsteem on juba läinud. Et närvisüsteemi rahustamiseks on muidugi väga palju erinevaid praktikaid. Üks parim praktika ongi see, et võta tähelepanu sellelt ära, mis sulle ebamugavust ja raskusi on toonud. Ja keskendu sellele, aga mis praegu on võimalik, kuidas ma saan nii teha, mul praegu hakkaks parem. Ehk siis kinnitada endale, et ma ei pea täna seda lahendama. Ja annad kõik selle kogumi energiat, mis on sasipusanud, selle kõik algallika kätes, ütled, algallikas lahenda sina see, mina lihtsalt praegu kogun oma jõudu, ma kogun oma rammu, ma võtan oma väe endale tagasi. Et selline mõistus ja südame vastuolu võib meile öelda, et oi, aga kui ma nüüd ei võta ta kõnesid päev otsa vastu, et äkki ta siis arvab, et ma tegelikult ei hooli või mis iganes need protsessid su sees võivad üles kerkida, siis teha seda, et kui on algallika poolt määratud suhe, siis see, kui sa võtad endale aega, ei saa rikkuda sinu suhet ära. Sa võid anda inimestele teada, et mind nüüd näiteks ei ole järgmised 3-4 päeva ja tegelen endaga. Et selline enda ja algallikaga ühenduse aja eriline võtmine ei ole kuritegu. See on väga küps inimese tunnus. See ei tähenda põgenemist, vaid vastupidi oma põgenemise lõpetamine. Sest et kui asjad ei ole toiminud, armastussuhtes on mingid ligadi-logadi kohad, siis see näitab, et sinu enda sees on mingid ligadi-logadi kohad olnud suure tõenäosusega. Sinu suhe algallikaga on olnud puudulik või häiritud mingil põhjusel.
selles kohas, kus me oleme jõudnud enda sees arusaamisesse, et meil ei ole vaja endaga pahandada, andestame endale, anname endale kõigile andeks, mitte me ei kiida tegusid heaks, vaid harutame ennast nendest süütunde ja süüdlase otsimise konksudest lahti, saab avaneda meie valguse kanal meie enda keskmes. Ja selles valguse kanali avanemises, kui me lubame teadlikult algallika valgusel laskuda enda kehasse oma energia välja, et algallika keskpäikse valgus saaks tervendada need meie haavakohad, need meie puuduse tundekohad, need meie inimlikkuse kohad, kus me oleme ennast kuidagi vähendanud, kahandanud või üritanud teiseks muuta, kui me tegelikult oleme. Sulle tulevad suured allalaadimised, suured mõistmised, taipamised ja armastuse karika täitmise põhimõte saab sulle selgeks. Selleks ongi siis vaja eelnevalt julget otsust, et praegusel hetkel, kui ma näen, et näiteks minu partner ei täida mu armastuse karikat või meie armastuse karikat nii, nagu ma seda soovin või kuidas mina olen sellesse panustanud, siis ma teen seda praegu ise. Ja kui on õige hetk, siis kõik asjad lähevad täpselt nii, nagu tarvis. Et siin on vaja osata seada selgeid piire. Et piiride seadmine on väga paljude suhete väga suur kriisi koht. Üks põhilisemaid kriisikohti on see, et partnerid ei väljenda selgelt üksteisele seda, mida vajatakse, millal, mis koguses, kuidas, et ei tekiks üleliigsed ootused või sellised ebaterved energiadünaamikad, kus üks annab ennast tühjaks ja teine lihtsalt kas võitleb isegi sellega või töötab sellele kuidagi vastu või ei ole sellest tänulik, ühesõnaga ei ole terviklikku energia voolamist. Selles kohas, kus energiavoog on katkenud või on muutunud ebaterveks, on esimene asi on nii nagu lennukites öeldakse, hapnikumask kõigepealt endale ette. Enne kui hakata teisi aitama, siis aidata ennast. Enne kui minna oma partnerit parandama või üritada teda kuidagi paremaks inimeseks muuta läbi selgitamiste ja rääkimiste, on see, et kõigepealt tulen ise hästi enda energiasse, kõiksuse väesse tagasi kohale ja tunnetan väga selgelt, mida mina vajan, et minu armastuse karikas saaks täidetud. Kui need kohad toovad üles vaidlusi, mõistmatust ja arusaamatust, siis on vaja anda rohkem aega. Siis on vaja endale ja oma partnerile anda rohkem aega. Ruumi asjade üle järele mõelda ja see ei pea tähendama sellist külma ja ikka tohutult draamas üksteisest kaugenemist, vaid lihtsalt selget märguannet, et sellisel moel toimimine mul ei tööta ja ma valin nüüd keskenduda praegu enda armastuse karika täitmisele ja ma soovin sulle kõike head. Aga praegu ma tunnen, et mul on vaja ennast ise aidata. Et selline vastuolulisuse koht kerkib täpselt nii kaua, kui me hoiame kinni, et vot asjad peavad minema nii, nagu mina olen tahtnud. See kinni hoidmine võib tunduda, et ma olen lojaalne, ma olen truu, ma olen hea südamlik, ma olen kannatlik, ma olen kaastundlik ja see võib maskeeruda väga paljude maskide taha. Aga see on ikkagi kinnihoidmine. Tegelik armastus toimib vabaduses, täielikus vabaduses. Kõik on vabad kogema, olema nii, nagu nad soovivad ja kui sulle ei sobi, siis sina sead iseenda piirid, alla mille sa ei ole nõus leppima ja kui nende kriteeriumitega ei olda nõus, siis sina oled ka valmis liikuma enda teed mööda. See on see koht, mida väga paljud paarid teevad.
selline nagu taganutmine, et miks meil ei ole õnnestunud ja miks ei ole läinud hästi ja ikka need kohad korduvad ja ikka ei ole seda ja ei ole toda. Aga selle kogu protsessi eesmärk ei ole mitte see, et seda olukorda korda teha, mida me oleme paari suhtes pidanud siis kuidagi segaseks või tasakaalust väljas olevaks, vaid on vaja enda algallika ühendus korda teha. Et see, kuidas kaksikleegi suhe näiteks toimib, ei ole nii nagu hingesugulased tulevad ja räägivad, et noh, tahad, et teeme nii, noh, teeme siis nii, vaid kaksikleegi suhe on nii, et kaksikleegi naispool lihtsalt valib hakata tegema nii, nagu talle meeldib ja ei ole nõus, kui mees energia selle mustriga kaasa ei tule, siis kaksikleegi naisenergia on nõus pigem lahkuma sellest suhtest ja elukorraldusest, kui et jääma sellesse raskusesse. Ja mis siis toimub, on see, et niipea kui naisenergia on eemaldunud ja päriselt astunud oma väesse, siis sellel hetkel hakkab kaksikleegi meespool saama allalaadimisi. Universum hakkab teda siis õpetama, sest kaksikleegi naisenergia on andnud olukorrad Jumala kätesse, algallika kätesse lahendada. Ja siis hakkab Jumala algallika seda meesenergiat õpetama. See aeg võib olla selline, kus naisenergia tunneb, et ma kahtlen kõiges, äkki ma tegin kõik valesti, äkki see ei õnnestu, et selline enda usus kahtlemise periood. Aga seda usu puuduse ületamist saab teha läbi selle, et sa palud universumilt märke ja juhatust, sest algallikas ei juhata siis ainult mitte meesenergiat, vaid ka sind, kallis kuulaja. Et sina saad sellest olukorrast kõige suuremat võitu läbi selle, kui sa näed kahtlusi, siis teadvustad, kahtlused ei ole südame hääl. Need on minu enda uskumused, mida mul on vaja praegusel hetkel ümber transformeerida. Ja üks uskumus, mis mind on läbi aastate väga hästi aidanud, on see, et minu jaoks laheneb kõik alati suurepäraselt. Või meie jaoks laheneb kõik alati suurepäraselt. Et see, et enda heaolu ja et Jumal hoolitseb minu eest alati, ükskõik mis on, mina olen alati hoitud ja kaitstud, et see hoiak ei lase enam nendel kahtlusussidel tulla. Aga kui sul on sinu sees on veel kahtlusi, siis sa näed ka märkidena väljapoolt tulevad inimesed, kes ütlevad, no ma ei tea, ta ikka nagu, noh, ma nägin jah, et ma ei tea, kas sa ikka tahad sellist suhet ja ühesõnaga sellised nagu mingisugused jusud, mis sinu sees on, tõmbavad ligi inimesi, kes alateadlikult hakkavad peegeldama seda sinu kahtlemise kohta. Ja sellest kohast üles ärkamiseks on tarvis rakendada selget, puhast, enesekindlat, armastuse jõuga üks olemise mäletamist. Algallikaga üks olemine, enda hingega üks olemine, olles üks enda hingega, on sul ka visioonid ja selgus selles suhtes, kuhu see suhe tegelikult liigub. Et suured läbimurded ei tule sellest, et sul ei ole kunagi vastupanu, vaid sellest, et ükskõik missugused kogemused sul on olnud, sa ei tunnista ennast kaotajaks. Ja isegi kui sa oled arvanud, no näed, ma kaotasin ikkagi oma egole, mu ego oli ikkagi tugevam, mu hirmu mina oli ikkagi tugevam. Siis selles kohas, kui sa isegi seda tunnistad, siis sa ju tunned ära, et aga see ei ole ju lõpuni tõde, sest minu tuumolemus on võiduenergia. Ja see on kõikidel nii. Me kõik oleme algupäraselt oma tuumolemuses võiduenergias ja kui olukorrad ei tundu sulle kohe nii, et võit on kindel ja garanteeritud, siis sinu visioonid ja sinu unistused ei jäta sind rahule. Et sa võid joosta ükskõik kuhu, kas või teisele poole maakera ära, aga see, mis on sulle hingetasandil, mis kokkulepped sul on tehtud hingetasandil, need unistused ei jäta sind rahule. Need visioonid tulevad sulle ikka ja jälle tagasi, selleks, et sa pöörduksid armastusse
kõrgema tarkusega üks olemisse, võime ka öelda, et Jumala vastuvõtmisesse endas ja Jumala usaldusse. Nii et ükskõik, kus sa enda armastajate ärkamise teekonnal parasjagu oled selles energias, siis tea, et kui sul on sügavas lõdvestuses meeldivad visioonid, siis need on jumalikult juhatatud energiapaketid, valguskoodid, mis näitavad sulle õiget teed. Et kui nüüd toimub see energeetiline taas kokkutulemine, ütleme nii, et siin on olnud laialiminek, siis siin on hästi oluline hoida tasakaalu, mitte minna tagasi mustrisse, kus sa annad liiga palju ja tunned, et sulle pudistatakse võib-olla mingisuguseid palukesi, vaid lasta mees energial otsustada, mõelda, pakkuda, teha ettepanekuid, alustada, suunata, on avatud võrdväärne suhtlus. Et see kahe võrdse kokkutulek ei tähenda, et teil peab olema täpselt sama palju raha pangakontol, aga see tähendab seda, et maisel tasandil te võtate mõlemad võrdväärse vastutuse olukordadega tegelemise eest. Ja selle eelduseks ongi siis see, et sina oled aru saanud, kus kohas see sinu see tasakaalu koht on. Et kui sa oled suhtes, siis mida sina tunned, kui palju sina tahad panustada, kui palju sa soovid, et sinu partner sulle panustaks. Ja kui olukord veel ei ole selline, siis kas seda verbaliseerida, väljendada enda tunnetust, sest me oleme kõik õppimisprotsessis ja me kõik õpime ju kogu aeg, nii ka sinu partner ju õpib kogu aeg, nii nagu sina otsid vastuseid ja juhatust ja selgust, siis tegelikult selline valguse otsimine on meie kõikide sees alateadlikult. See GPS, mis meid juhatabki valgustatuse tasandil elamisse. Ja läbi sellise selge, ausa, siira ja tasakaalustatud suhtlemise on õnn sulle garanteeritud. Ja selle eelduseks ongi siis see, et sa ei hakka Jumalale vastu, sa ei hakka armastusele vastu. Sa ei ürita targem olla universumist. Universum ütleb läbi sinu keha tunnetus, et mulle meeldib nii, siis see ongi tõde. See, mis sulle meeldib, see meeldib sulle, sa ei saa ennast rääkida ümber, et näiteks hästi suvaline näide, et mulle ei meeldi süüa hapukapsast jõhvikatega, siis ükskõik kui palju sa seda endale räägid, et mulle meeldivad need jõhvikad seal, mulle meeldivad ja tegelikult ei meeldi, siis sellest rääkimisest ei piisa või seda, kui sa paned silmad kinni, kui sa sööd, sellest ei piisa. Et meil on vaja olla loomulikud, usaldada loomulikku asjade kulgu. Ja kuigi võib tekkida tahtmine, et nii tahaks teada, mis mu partneriga toimub ja muudkui luuratada järele, et kus ta käib ja mis ta teeb, kui see nagu vabaduse periood teil on, kus sina tuled vabalt olema sellesse tagasi, kes sa oled, kui sul on olnud mingid nihked sinu tõega vastuolud, siis soovitus on see, et hoia kõik hästi puhas, sul ei ole vaja teada, missuguseid tolmurulle tema parasjagu kokku koristab. Sul ei ole vaja teada, mismoodi tema oma põgenemisprotsesse teeb või missugused vanad reedetuse kogemused temas parasjagu tervenevad. Et kõik, mis su elus parasjagu toimub, on sinu jaoks. Sul on vaja keskenduda endale, mitte tema valudele, sest nii kui sa hakkad keskenduma oma kaksiklegi partneri meespoole valudele ja sa ise ei ole tasakaalu, siis su nervisüsteem läheb lihtsalt täielikult jällegi lappesse. Võivad tulla jälle sellised üle pakkumise soovid, et oi, aga tal on ju nii raske. No eks ma siis kannatan välja, kui ta natukene veel halvasti ütleb või eks ma siis talun, kui ta minema jookseb.
ei, sul ei ole vaja seda teha, sul ei ole vaja minna luurama tema järele. Selle asemel keskendu samm-sammult enda elu ülesehitamisele. Rahulikult, samm-sammu haaval paned enda jaoks kõik ritta, mida sina teha tahad, mis sulle meeldib, kuidas sulle meeldib, kellega koos sulle meeldib asju luua. Sul ei ole vaja minna enda vastu, sest kui sa lähed enda vastu, siis sa lähed kogu universumi vastu ja siis universum peab sulle näitama, et nii ei saa, see ei ole õige tee. Kui sa lähed harmoonias endaga, oled harmoonias kogu universumiga, siis kogu universum töötab teie suhte toetuseks. Isegi kui see toetus on vahetevahel mingisugune kummaline koht, kus keegi tuleb, ütleb, et no ükskõik, kas te olete koos või mitte, te olete ikkagi armastatud. Et sellised kohad, mis võivad äratada selle tunde, et mis asja sa räägid, mis mõttes, kas te olete koos või mitte, ma olen oma hingega alati koos, ma olen oma hingega üks, siis ka sellised ütlused või sellised käivitused on tegelikult teile abiks. Ja väga huvitav praegu, kas meil sadama väljas väga tugevat vihma. Võtan veel viimase kaardi. Et ära karda pausa. Pausi koht ei ole karistus, see ei ole valesti tegemise koht, vaid see on see koht, kus kulisside taga varjatult sinu ees toimuvad väga suured ja sind toetavad protsessid. Sest et armastuse kõige suurem soov on see, et sina saaksid kogeda kõige suuremat armastust. On tarvis osata olla kannatlik, lasta kokku kukkuda kõikidel ego tornidel, mis on üles ehitatud hirmule ja võtta vastu jumalik abi. Ja jumalik abi võib tulla nii läbi sinu partneri, läbi sõprade, läbi perekonna. Kõige selle armastajate teekonna kõrgeim ülesanne on äratada sind üles sinu vaimse meisterlikkuse kõrgeimale potentsiaalile. Sa saad kogemused ja sa saad neid kogemusi hiljem ka teistega jagada. Ja sa saad olla õitsengus ja täielikus kohalolus, enda jumalikkuse kohalolus. Ja see kohalolu ei ole mitte lihtsalt vaimselt juhuu, vaid see on see koht, et sulle tuleb ka jumalik juhatus, kuidas ka oma mainetasand väga suurde küllusesse luua. Mis on see sinu elumissioon, elutöö, mida sul on tarvis siin planeedil olles teha. Ja sinu armastaja energiasse tõusmisest võidavad kõik sinu eluvaldkonnad ja absoluutselt kõik, kellega sa kokku puutud, see toob väga suurt õitsengut, nii et kõik see lugu pikk lugu lühidalt kokkuvõttes on see, et luba endal tõusta kõrgemasse sagedusse, luba endal puhata, luba endal olla hästi siiras, rahulik, aus, sellega su energiatase kogu aeg tõuseb ja võit on sulle garanteeritud, sest armastuse kõrgeim tahe on see, et sa saad kogeda täpselt seda, mida sa oled unistanud hinge tasandil. Ja tihtipeale on see hingetasandi unistamine veel palju võimsam kui see, mida me inimestena oleme suutelised olema ette näha, nii et ole valmis selleks, et asjad lähevad veel palju paremini, kui sa oled lootnud või arvanud, sest võidupilet on sul taskus, selleks sa seda kaardilugemist siin nägid. Pane juured tugevalt maha, tegele maise tasandiga, oma keha eest hoolitsus, söömine, sport, kodu korras hoid, oma tööasjade korras hoid, see kõik toetab sinu väga-väga võimsat ja suurt elumissiooni, mida te koos oma partneriga tegema hakkate ja üheskoos jõudes harmooniasse te teate täpselt, mida valida, mil moel edasi liikuda. Universum seisab teie selja taga, sest sina oled saanud tugeva ühenduse algallikaga, hoides seda ühendust, õpetad sa oma partnerile samamoodi selle energeetiliselt selgeks ja
see ei ole mitte lihtsalt õnn teie kodus, vaid see võib tuua kogu teie kollektiivile, kogu inimkonnale midagi väga-väga imelist. Ja kiire edasiliikumine tulenebki sellest, et sina valid iseennast kannatlikult. Oled avatud, ei survesta, oled enda tunnetuses kohal ja tunnetad, mis suund sind kõige rohkem kutsub ja liigud vastavalt sellesse suunda. Uus armastuse etapp on sinu jaoks just praegu alanud või algamas. See, mida sa oled läbi teinud, ei ole sinu mahamurdmiseks, vaid selleks, et see armastuse kuningas saaks tulla sinu ellu, et oma armastuse karikat ka sulle pakkuda. Aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, loodan, et saite siit üht-teist kasulikku meeldetuletust. Aitäh kallid vipid teile toetuse eest. Soovin teile kõikidele maagilist avardumist ja tähistamist. Iga võit on võit, suur või väike, vahet pole. Ole tänulik kõige selle hea eest, mis on olnud ja veel rohkem ja veel imelisemad hakkab sinu ja teie ellu voolama. Olge õnnistatud. Namaste.